täna me vaatame ühte psalmi ja me vaatame seda niimoodi, et see ei ole klassikaline jutlus, vaid me mingis mõttes uurime piiblit koos. Ma olen juba enda jaoks mingid märkmed ja asjad ka teinud, et vähendada seda protsessi. Aga me hakkame vaatama siis salmi haaval sellist psalmi nagu 31. Projector. Kas sa saad slaidi ära võtta? Siis ta ehk ühendab ära. Nii. Ja. Ahaa, tuli. Ja see on psalm, mille pealkirjaks on Varjul Jumala juurde. Ja see on laul, mille Taavet siis kirjutas laulu juhatajale. Ja meie hakkame seda järjest vaatama. Aga ennem kui me seda päris vaatama hakkame, siis loeme selle korra läbi ka. Et meil oleks nagu tervik ka silme ees. Laulu juhatajale Taaveti laul. Sinu juures ma otsin pelgupaika, issand. Ärgu ma jäägu iialgi häbisse. Oma õiglust mööda päästa mind. Pööra oma kõrv mu poole, tõtta mind kiskuma välja hädast. Ole mulle kaitsjaks, kaljuks, mäelinnuse hooneks mu päästmiseks. Sest sina oled mu kalju ja mu mäelinnus ja oma nime pärast juhatad ja talutad sa mind. Sa viid mu välja võrgust, mis mulle salaja on pandud, sest sina oled mu tugev kaitse. Sinu kätte ma usaldan oma vaimu, sest sina oled mu lunastanud. Issand, sa tõe Jumal. Ma vihkan neid, kes enesele peavad tühja ebajumalaid ja loodan issanda peale. Ma ilutsen ja olen rõõmus su heldusest, et sa oled vaadanud mu viletsuse peale ja oled tundnud mu hinge kitsikust. Sa ei andnud mind vaenlaste kätte, vaid sa asetasid mu jalad avarasse kohta. Ole mulle armuline, issand, sest mul on kitsas käes, meelekibedusest on vajunud auku mu silmad, mu hing ja mu ihu. Sest mu elu on kulunud südame valus ja mu aastad ohkamises. Mu ramm on raugenud mu pahategude pärast ja mu luud on vajunud kokku. Kõigi oma vastaste tõttu olen ma saanud pilka aluseks, oma naabritele koormaks, oma tuttavaile hirmuks, kes mind väljas näevad, hoiduvad minust kõrvale. Ma olen inimeste meelest ununenud nagu surnu. Ma olen nagu katki läinud saviriist, sest ma olen kuulnud paljude laimu juttu, ähvardusi igalt poolt. Üheskoos nõu pidades mu vastu, nad mõtlevad võtta mu hinge. Aga mina loodan sinu peale, issand. Ma ütlen, sina oled mu Jumal. Sinu käes on kõik mu ajad. Tõmba mind ära mu vaenlaste ja mu tagaajajate käest. Lase oma pala paista oma sulase peale. Päästa mind oma heldusest. Issand, ärgu ma jäägu häbisse, sest ma hüüan sind appi. Jäägu õelad häbisse, jäägu nad vait ning vajugu surmavalda. Jäägu tummaks valetajad huuled, kes jultunult räägivad õige vastu, kõrgilt ja põlgavalt. Kui suur on sinu headus, mille sa oled tallele pannud neile, kes sind kardavad ja oled osutanud neile, kes sinu juures pelgupaika otsivad inimlaste nähes. Sa varjad neid oma palge varju all meeste õeluse eest. Sa peidad nad ulu alla tigedate keelte riiu eest. Tänu olgu issandale, et ta kitsikuses on minule imeliselt osutanud oma heldust. Mina ütlesin oma hädas, ma olen ära lõigatud su silma eest. Siiski kuulsid sa mu anumise häält, kui ma sind appi hüüdsin. Armastage issandat, kõik tema vagad. Issand varjab ustavaid, aga ta tasub rohkesti kätte neile, kes ülbesti toimivad. Olge kindlad ja saagu tugevaks südamed teil kõigil, kes ootate issandat. Selline on siis laul, mille Taavet kirjutas. Ja nüüd me hakkame vaikselt seda laulu vaatama. Mina jagasin selle laulu siis ühe teoloogi tarkuse järgi 6 erinevaks salmiks. Nii nagu igal laulul on salmid ja seal vahel refräänid, siin küll refrääne vahel ei ole. Aga mina vaatasin, et seda laulu võiks jagada 6 osaks, ehk siis 6 erinevaks laulu salmiks. Ja esimene salm on siis
1. kuni 5. salmini. Esimene laulusalm, keeruline, korduvad sõnad. Aga selle vahel on ka veel oma nagu jaotused ja me hakkame vaatama, millest see esimene salm siis räägib. Mida tahtis Taavet oma laulu algusega rahvale öelda? Kõigepealt me näeme, et ta otsib pelgupaika. Ta otsib päästet. Ja ta kutsub, et Jumal kuuleks teda, mis mingis mõttes paralleelub siis selle päästmise otsimisega. Ta ütleb siin, tõtta mind kiskuma välja hädast. Jälle samamoodi ta kutsub selle sama abipalvet. Ta hüüab, issand, tule mulle appi, päästa mind, kisu mind välja. Ja siis ta hakkab jälle kordama seesama, et ta ütleb, et ole mulle kaitsja kalju. Ole mulle mäelinnus hooneks. Ja ta kordab selle jälle, ole seda minu päästmiseks. Nii et kui me vaatame 1., 2. ja 3. salmi, siis me võiks öelda, et ta algab sellest, et ta pöördub Jumala poole pääste otsingutega. Midagi on valesti ja ta vajab Jumala päästet. Ja ta laulab Jumala poole, et tule ja päästa mind sellepärast, et sina oled pelgupaik, sina oled kaitsja kalju, mäelinnus. Ja sellega ta jätkabki selles 1. salmis kohe edasi, 4. ja 5. lõigus. Sest sina oled mu kalju. Sa oled mäelinnus. Ja sa juhatad ja talitad mind. Ehk siis ta juhatab selle inimese salmi, ehk ta kaitseb ka selle inimese samme, mitte ainult nagu peavarju. Ja ta viib ta välja võrgust, ta tõstab ta välja hädaolukordadest. Ja ta kordab veel siin lõpus, et sina oled mu tugev kaitse. Ja kui me peaksime siis ütlema, et millest räägib see 1. salm, mida te ütleksite? Mida laulab Taavet 1. salmis? Jumalast ja endast. Ja, nii et Taavet otsib päästet ja ta otsib kaitset ja Jumal on see, kes selle talle annab. Ja siis ta laulab sealt edasi, liigume siis edasi. Praegu me jätame siis meelde, 1. salm räägib sellest, kuidas Taavetil on vaja abi, ta otsib seda abi ja ta otsib seda abi Jumala käest, sest Jumal on see pääste, tema on varjupaik. Nii, 2. salmis. Ta hakkab rääkima siis natukene sellest, et mis toimub. Ta ütleb, et ta annab Jumala kätte oma vaimu. Ta ütleb, et Jumal on talle lunastuseks. Tegemist on tõe Jumalaga. Ja ta loodab issanda peale. Siis ta toob võrdlusmärgi, et tema loodab issanda peale, aga samas ta vihkab tühji ebajumalaid. Ehk siis ta otsib just seda elavat Jumalat ja ebajumalad nendest ei piisa. Ja siis ta ütleb, et ma ilutsen ja olen rõõmus su helduses. Oled vaadanud mu viletsuse peale. Oled tundnud mu hinge kitsikust. Ja sa ei ole mind andnud vaenlaste kätte. Sa oled asetanud mu jalad avarasse kohta. Kui ta ennem ütles, on ju, et ta mingis mõttes kordab siin ennast, kus ta ütles, et sa viid mu välja võrgust, on ju. Ta mitte ainult ei viinud välja võrgust, vaid ta nüüd andis nagu koha, kuhu astuda. Ta asetas siis Taaveti jala avarasse kohta. Aga mis me siis ütleme, millest räägib 2. salm? Kui 1. salm ta kutsub päästet, ta kinnitab, et Jumal on varjupaik, kelle käest päästet võiks saada. Ja mida ta teeb 2. salmis? Ütleb, ma usaldan sind, sa oled mu lunastanud, sa oled tõe Jumal, ma loodan su peale. Ma olen rõõmus su helduses. Kui mina neid hakkasin jagaldama, siis ma jagasin jälle natukene nagu kaheksele, et sellepärast ongi kollased ja rohelised. Et see esimene pool, kus ta ütleb, ma usaldan, sa oled mu lunastanud, ma loodan su peale, see ongi see, et
ta nagu rõhutab seda, et kuidagi ta on karjunud appi, Jumal on varjupaik, siis nüüd ta ütleb, ma usaldan seda, et sina oled minu varjupaik, ma olen appi karjunud ja ma usaldan, et sina oled see, kes sa ütled, et sa oled. Ja siis ta rõõmustab juba ette, et mina usaldasin sind ja ma rõõmustan sinus. Mul on hea meel, et sa oled olemas ja et sa oled vaadanud mu viletsu peale, et sa kuuled mind, et sa oled koos minu hingega kitsikuses ja sa ei anna mind vaenlaste kätte. Aga siis me liigume edasi. Kõik praegu on väga rõõmus olnud. Jumal päästa mind, Jumal, sina oled varjupaik, ma usaldan sind, kõik on nii hästi. Ja ma rõõmustan selles, et sina ju ometi ei jäta mind hätta. Aga siis tuleb 10. salm. Ole mulle armuline, issand. Mul on kitsas käes. Meelekibedusest on vajunud auku mu silmad. Kas te olete kunagi tundnud seda, et lein teie südames ja teie elus on nii suur, et see mõjutab teie füüsilist tervist? Sest siin ta läheb edasi, mitte ainult tema silmad ei ole auku vajunud, tema hing ja ihu on vaevatud. Tal on südamevalu ja tema elu on ära kulunud selles südamevalus. Ta ohkab aastaid viisi. Tema ramm on raugenud. Ja siin ta selgitab ära, miks kõik see juhtub tema elus. Kõik see meelekibedus, tema hinge ja ihu kannatused, tema aasta ohkamised ja südamevalud on sellepärast, et ta on teinud mingeid pahategusid. Ja see lõppu ta veel räägib sellest, kuidas ta luud on vajunud kokku. Ma kujutan ette, et see võis olla umbes see, kui me tunneme süüd enda elus või kannatusi enda elus, siis me lihtsalt vaikselt paindume selle koorma all, me ei suuda enam otsa vaadata, me ei suuda enam üles vaadata ja me lihtsalt vaikselt liigume selle roomamise poole läbi elu. Ja see on see, mille juurde ta liigub, kui ta ütleb, päästa mind. Ta alustab küll positiivselt, aga tema hinges on see teadmine, et tema on elanud patusest elu. Ta on kannatanud selle patu all. Ja ainuke, kes seda pattu ära saab viia, on see varjupaik, kelle poole ta hüüab. Aga 3. salm jätkub. Tal ei ole mitte ainult tema pahategude pärast halb, vaid tal on halb ka millegi muu pärast. Ta ütleb, kõigi oma vastaste tõttu olen ma pilke aluseks. Ta naabritele on ta koormaks. Oma tuttavaile on ta hirmuks. Inimesed hoiduvad temast kõrvale. Ja see on võib-olla koht, kus mingis mõttes me kõik saame jälle samastuda Taavetiga, kus me oleme kogenud mingisugust isolatsiooni teistest inimestest. Kas see on vaimne isolatsioon, et me ise teeme seda iseendale, me ise lõikame ennast ära teistest inimestest arvates, et me ei ole nende jaoks piisavalt head. Aga Taaveti puhul ta on ära lükatud oma kogukonnast. Ja kui me mõtleme Taaveti ajale tagasi, et millises ühiskonnas tema elas, siis tollel ajal oli naabrid ja kogukond ja perekond, see oli sinu nagu isikust lahutamatu. Kui me tänapäeval elame sellises individualistlikus ühiskonnas, kus noorelt juba lapsed lähevad oma elu peale ja me otsime seda, et saaks ainult seda natukeski rahu iseenda jaoks, siis tollel ajal oli see kõige hullem asi, mis võiks juhtuda, kui sinu sidemed sinu kogukonnaga kaovad ja sa oled jäetud üksinda. Ja see on see, mida Taavet koges. Ta enda pahateod, ta enda tervis, tema enda elu hävitas teda. Ja paralleelselt sellele oli ta kaotanud ka ära oma kogukonna. Tal ei olnud enam kedagi, kes teda aitaks, kellele ta kuuluks, kellega koos ta saaks olla, kellega ta saaks jagada neid koormaid. Ja see teema jätkub siin samamoodi. Ta ütleb, ma olen inimestele meelest ununenud, nagu ma oleksin surnud. See on just kui sinust on saanud õhk, nagu Aabel raamatu alguses. See ei tähenda enam mitte midagi. Ja ta kirjeldabki seda sama tundega nagu katki läinud saviriist. Tähendab, et temast on saanud midagi kasutut. Ja ta toob kõik need mõtted ja tunded Jumala ette, kus ütleb, ma tean, et ma olen teinud valesti.
aga ma olen nii isoleeritud oma kogukonnast. Mul ei ole mitte kedagi. Issand, sina päästa mind, sest ma tean, et sina oled varjupaik. Ma tean, et sina oled kaitsja, et sina saad välja tõsta mind igasugustest kannatustest. Ja ma usaldan seda, et sa oled võimeline selleks. Ma usaldan sinu headust ja ma rõõmustan selle pärast, et sina oled see hea Jumal. Aga asi läheb hullemaks. Kuigi ma ei tea, kui palju sellises olukorras üldse hullemaks saab minna. Sinu oma tervis on läinud, sinu kogukond on läinud ja peale selle on tal tekkinud ka veel laimujutud tema ümber. Teda ähvardatakse ja tema üle peatakse nõu, et mõtlevad tema hinge ära võtta. Nii et tal on ka päris vaenlased, nagu selles mõttes vägivaldsed vaenlased, kes tahavad selle niigi juba nähtamatu elu peaaegu nagu surm ka päriselt ära võtta, nii et see olekski surm. Ja siis me näeme nüüd selle laulu kordust või mingis mõttes ringiga tagasi jõudmist. Sest jälle, ta kordab siin sõnu, mida me oleme juba kuulnud ja näinud. Mina loodan sinu peale, issand. Sina oled mu Jumal. Tõmba mind ära mu vaenlaste ja tagakiusajate käest. Päästa mind oma helduses. Ärgu ma jäägu häbisse. Ja ma siin teen väikse pausi, et kui 3. salm selles laulus keskendus siis sellele hädale, sellele isolatsioonile, sellele üksindusele, vägivallale, tervisehädadele ja tema patus suremise kätte. Siis nüüd 4. salm, ta pöördub jälle selle ühte kohta, kus paistab mingi valgus. Ta ütleb kõige selle olukorra juures, selles, kus ma olen kaotamas oma elu, mul ei ole ühtegi sõpra jäänud. Ma loodan sinu peale, issand. Ja ma ütlen, et sina oled minu Jumal, vaatamata kõigele. Ja siis ta tõmba mind välja sellest olukorrast. Tõmba mind välja nende inimeste vaenu käest. Ja päästa mind oma heldusest. Ta rõhutab seda, et Jumal on headus. Ja ta justkui ei mõtlegi panna nagu seina enda ja Jumala vahele. Kui meie mõtleme, olles patu mustuses ja sünguses, me tihtipeale mõtleme, et nagu Jumala juurde ma ometi lähen. Ma veel lähen oma sõbranna juurde rääkima. Ma veel lähen kellegi teise juurde rääkima. Aga ma ei tea, Jumala ette on kuidagi imelik minna. Siis võib-olla mingis mõttes tal lihtsalt käed seotud. Tal ei olnud enam kellegi inimese juurde minna. Kõik inimesed olid ta maha jätnud. Aga ometigi tema pöörab oma silmad Jumala poole ja ütleb, ma toetun sinu heldusele. Ja kõige huvitavam see, et lõpetab selle mõtte sellega, et ärgu ma jäägu häbisse. Just kui Jumala ette minnes ja temale appi hüüdes, nagu see patuhäbi ja eluhävingud ja kõik see, Jumal võtab selle ära ja Jumal ei mõista sind selle poolest hukka või kui sa mõtled, et mida see häbisse jäämine tähendab, ongi ju see, et nüüd ma olen paljastatud. Nüüd sa tead, kes ma olen, nüüd sa tead, milline ma olen ja see on häbiväärne. Aga Jumala ees paljastatud olek ei ole häbiväärne, vaid see on midagi, mis on valguseks, mis on varjupaiks, mis on lohutuseks ja puhkuseks. Aga selle paralleeliks ta toob jälle välja, et jäägu õelad häbisse. Ta ütleb, et tõsta mind sellest välja, aga need, kes proovivad mind sügavamale sisse lükata, anna nendele tunda, mida see kõik tähendab. Jäägu nemad tummaks ja valetajate huuled jäägu vaikseks. Ja need, kes räägivad põlgavalt ja kõrgilt, et Jumal võtaks ära selle julma isekuse ja nagu selle tunde, kus keegi mõtleb, et aga mina olen sinust parem. Nii et 4. salm, millest laulab Taavet Jumalale 4. salmis. Nii. Ja mida ta kordab? Kui me peaksime selle ühesse lausesse panema.
mina tõin oma sõnadega välja selle, et kuigi Taavet ütleb, mul on vaenlased, siiski ma usaldan sind ja sina päästa mind. Ja lõpetades siis häbikurjadele. Aga me jõuame siis, meil on 2 salmi veel jäänud. Jõuame edasi, mida ta siis räägib? Okei, ta on jõudnud sinna kohta, kus ta on üles tunnistanud kõik selle, mis tema elus valesti on. Ja ta ütleb, aga ma usaldan sind, vaatamata kõigele sellele, mis minu elus toimub. Mina usaldan sind ja ma kutsun sind ennast päästma. Siis ta hakkab rääkima siin, suur on sinu headus. Kes sind kardavad, kes sinu juures pelgupaiku otsivad, nende vastu on sinu headus siis suur. Ja sa varjad neid oma palge varju all. Panin tagurpidi. Ja sa peidad nad ulu alla. Ja sa varjutad, paneme selle. Et kui ta siin ennem nagu tõi enda hädad välja, ta jõuab jälle selleni, aga kõige selle häda keskel ma usaldan sind. Ja ma karjun jätkuvalt sinu poole, päästa mind, too mind sellest välja. Ja siis ta räägib sellest, aga ma tean, et sinu heldus on suur. Ta on justkui juba seda kogenud, ta justkui kogeb seda selles hetkes juba, et sina oled hea Jumal. Ja sina oled ustav neile, kes sind kardavad. Ja sa oled pelgupaigaks. Ja sa oled varjualuseks ja ulualuseks. Ja mille eest Jumal meid kaitseb? Ta kaitseb meid inimlaste eest, meeste õeluse eest, tigedate keelte riiu eest. Et kõik see vägivald, mis meid siin maailmas igal pool ümbritseb, meie enda kurjad sõnad, teiste inimeste kurjad sõnad, inimeste põlgus, inimeste soov sind alla suruda, kõige selle eest on meil tegelikult olemas koht, kuhu peitu pugeda. Koht, kus me saame puhata. Ja selleks on Jumal oma headuses. Aga sellel on tingimus. Taavet ei jäta seda niisama. Ta mõistab, et kõigel sellel on tingimus. Ja selleks on Jumala kartmine. Ja siis selles mõistmises, selles kinnituses, et Jumal on varjualune, liigub ta oma salmis edasi ja ta räägib, kuidas tänu olgu Issandale. Imeliselt osutatud on ta osutanud oma heldust. Sa oled kuulnud manumise häält. Kuigi mina tundsin, et ma olen sinu silme eest ära lõigatud. Nii et kõigest sellest Jumala headuse teadmises, kui ta oli hädas, siis ta ikkagi hüüdis. Ta tundis, et ta on Jumalast ära lõigatud. Et tema suhe Jumalaga on katkine. Aga vaatamata sellele Jumal kuulis tema anumise häält ja osutas talle heldust. Ja sellepärast on Issand tänuväärne. Ja siis loomulikult nagu iga laulja ja ülistaja, ta teeb siia lõppu üleskutse. Armastage Issandat kõik tema vagad, mis räägib, kui mitte kõigi, siis kindlasti enamuse meie kohta. Armastage Issandat. Sest Issand varjab ustavaid. Aga ta tasub rohkesti kätte neile, kes ülbelt toimivad. Ja sellepärast me saame olla kindlad ja tugeva südamega, kui me oodates Issandat. Millest siis Taavet terve loona räägib? Mis on see, mida meie saame siit õppida? Mis on see, mida meie saame siit kaasa võtta? Taavet on hädas. Tema elu on metsas. Ja tal on vaja abi. Ja ta jookseb selle abiga Jumala juurde, sest Jumal on see, kes saab teda aidata. Jumal on ainus, kes saab pakkuda seda varjupaika, sest inimesed, nendest ei piisa kunagi. Aga selle varjupaigas olemiseks on vaja alandlikkust, on vaja ustavust Issandale ja on vaja mõista seda, mis olukorrast on.
Sest nii mõnigi kord, kui me oleme halvas olukorras, me ei pruugi arugi saada seda, et me tegelikult vajame issanda varjupaika, me vajame tema päästet. Vaid me justkui oma inertsist ja oma hakkamisest mõtleme, et ei, mina saan hakkama, ei, praegu pole veel. Aga kas me peame jõudma hetke nagu Taavet, kus tema keha ütles ülesse, ta perekond ja lähedased olid läinud, tema kogukond oli läinud, tal oli ühiskonnas vaenlased. Ja siis ta tuleb, ütleb Jumal, tegelikult, tule ja varja mind, tule ja aita mind. Nii et oma laulu õppetunnis ka tema saab aru ja kutsub üles teisi ustavaid. Et armastage issandat. Tulge tema juurde varjupaika otsima. Olge kindlad temas ja ärge kartke. Selles mõttes nagu hirmu mõttes ärge kartke issandat, vaid austage teda. Mina ei tea, mida Jumal veel teie südames kõneleb nende salmide kaudu. Minu mõte oli lihtsalt natukene avada seda kirja kohta sulle. Ja ma loodan, et Püha Vaim töötab ja tegutseb teis vastavalt tema vajadustele ja teie vajadustele. Aga lõpu mõtteks ma tahtsin siia veel välja tuua lihtsalt seda, et kas ta niimoodi läheb suuremaks? Et tegemist on lauluga. Ja meiega siin koguduses laulame ala lõpmata. Laul on midagi enamat kui lihtsalt ilus vahepala ja puhkus võib-olla sellisele tahkemale toidule. Laul on ülistus Jumalale ja ülistus Jumalale on vestlus temaga. See inimene siin Taavet, tema avab enda südame täielikult Jumalale läbi selle laulu. Ta paljastab ennast, ta karjub Jumala poole appi ja ta kuulutab teistele seda sama abi ja seda sama mõtet. Nii et kui meie siin koguduses laulame, kui meie ülistustiimidena valime laule, siis mõtleme sellele, et see on hetk, kus me kogudusena astume vestlusesse Jumalaga ja me kuulutame talle oma tundeid, oma võitlusi, oma rõõmu, oma armastust. Ja teeme seda alandliku armastava südamega, et me võiksime kogeda seda tunnet, mida Taavet tundis. Et issand on hea ja pelguga paigaks meile ja ta kuuleb meie anumise häält. Ta kuuleb meie ülistuse häält, kui me siin koos teda ülistame. Aamen.